õiguste kollektiivne teostamine. Autorite, esitajate, fonogrammitootjate ja teiste õiguste omajate loomingulise töö tulemusi kasutatakse väga erineval viisil. Kui näiteks iga autor peaks kõikide tema teose kasutajatega individuaalselt suhtlema, litsentsilepingu sõlmima ja tasusid koguma, poleks see kummagi osapoole suhtes mõistlik ega tõhus. Näiteks mängib peaaegu igas restoranis, kohvikus ja kaupluses taustamuusika. See tähendab, et seal kasutatakse salvestiselt kõlava muusika suhtes õigusi omavate isikute, autorite, esitajate ja fonogrammitootjate avaliku esitamise õigust. Kuna seaduse järgi tuleb igaks kasutamiskorraks luba küsida, peaks iga kohvikupidaja ainuüksi 1 päeva jooksul kõlava muusika taasesitamiseks suhtlema väga paljude õigusi omavate isikutega. Samuti peaksid populaarsete muusikapalade autorid, esitajad ja tootjad veetma pikki tunde igale kohvikupidajale ja teistele huvilistele ühekaupa lubasid väljastades. Ja see kõik saaks teoks üksnes juhul, kui kokkuleppest huvitatud isikud üksteist üldse üles leiavad. Selleks, et mõlemale poolele tõhusalt ja tulemuslikult lubade andmist korraldada, on autorid, esitajad, fonogrammitootjad ja teised õiguste omajad loonud ühingud, kes nende õigusi nende nimel kollektiivselt teostavad. Neid ühinguid nimetatakse kollektiivse esindamise organisatsioonideks. Nad peavad oma liikmete ja esindatavate nimel läbirääkimisi litsentsitasude üle, sõlmivad litsentsilepinguid, koguvad tasusid ning edastavad need õiguste omajatele. Eesti suurima liikmeskonnaga kollektiivse esindamise organisatsioon on Eesti Autorite Ühing. See esindab muusika, kujutava kunsti ja koreograafiateoste autoreid ning muusikakirjastajaid. Eesti Audiovisuaalautorite Liit esindab režissööre, stsenariste ja dialoogi autoreid ning operaatoreid ja filmikunstnikke. Eesti Esitajate Liit esindab muusikuid ja muusikalisi kollektiive. Eesti Fonogrammitootjate Ühing esindab fonogrammitootjaid. Oma liikmete ja esindatavate nimel väljastavad need ühingud lubasid ja koguvad mitmesuguseid tasusid, muuhulgas avaliku esitamise, salvestamise, kopeerimise ja levitamise, edastamise ning veebis kättesaadavaks tegemise õiguste kasutamise eest. Seejuures lähtuvad nad õiguste omajatelt saadud volitustest. Näiteks kui kohvikupidaja soovib oma kohvikus salvestatud muusikat mängida, siis piisab sellest, kui ta sõlmib litsentsilepingu kollektiivse esindamise organisatsiooniga, näiteks EAÜ-ga ning EEL-i või EFÜ-ga, kes annavad lube ühiselt. Sõlmitav leping võimaldab kohvikupidajal igakuise tasu eest kohvikus muusikat mängida. Kokkuvõtteks. Kollektiivse esindamise organisatsioonid aitavad loomingul ühiskonnas levida ja selle kasutamise eest tõhusamalt tasu koguda, toetades nii viisi kultuurielu püsivust.